nädal turgudel, kätte on jõudnud 33. nädal aasta 2024 ja minu nimi ikka Urmas. Täna on meil 12. august ja vaatame siis üle, mis eelmise nädal toimus ja mida uus nädal tõotab meile pakkuda finantsturgudel. Ja alustame võib-olla siis seda tormilise nädala ülevaadet võib-olla lühikokkuvõttega, mis siin siis toimus, et nädala algus siis, nagu me mäletame, tõi kaasa seal üsna suure müügilaine, mitte ainult USAs, vaid ka lausa globaalselt. Ja see oli siis põhjustatud peamiselt Jaapani keskpanga otsusest intressimäära tõsta ja mis omakorda siis tõi kaasa selle carry trade fenomeni nii-öelda lõhkemise või mulli lõhkemise. Et ühesõnaga see asi ilmselt ei ole veel päris lõppenud, aga siiski turud hakkasid siin nädala keskel vaikselt taastuma, et tuli sealt siis veidi paremaid teenindussektori numbreid USAst ja kerge selline majandussurutise hirm hakkas ka siis sealt taanduma jällegi. Et käib ta niimoodi emotsionaalsete lainetena siin nagu ikka ja Jaapani Nikkei tegi ka siis jällegi väga suure hüppe tagasi nädala keskel. Nädala lõpupoole siis eks seal Jaapani keskpank ka siis üritas seda asja nagu tasakaalustada ja USA tööturu numbrid ka siis aitasid veel kaasa. Nii et tegelikult turg taastus, aga kui me hetke pärast vaatame neid graafikuid ka, siis me tegelikult näeme, et see sentiment püsib siiski üsna negatiivne ja see on praegu siis ka sesoonsusest tingitud selline negatiivne tendents, nii et tasub olla valvas, et võib-olla see ei ole veel päris see koht, kus ostma rutata. Olgugi, et institutsioonid on siin näidanud päris suurt huvi, just eriti siis AI-sektori ja üldse tehnoloogiasektori vastu. Et ühesõnaga tuleb hoida silmad lahti ja jälgida väga teravalt, mida see turg tegelikult meil öelda tahab. Aga eks see nädala algus oli küll päris hirmu äratav nii mõnelegi, et eriti just tehnoloogiasektor tegi väga suure siis hüppe allapoole ja eks paljud ka kasutasid seda võimalust, et osta siis seda nii-öelda ülemüüdud turgu, kui see nüüd õige väljend on. Muidugi hirmu indeks püsib siin ekstreemsuse peal siiamaani. See ka näitab seda, et tegelikult turg ei ole veel päris nagu taastunud ja eks VIX-ki püsib seal kõrgendatud tasemetel, seda ka hetke pärast vaatame. USAst veel nii palju, et sellest on varem ka räägitud, aga ikka endiselt teeb siin uusi rekordeid siis krediitkaardi võlg või võlatase nii-öelda. Ja eks see on oma ette märk ikkagi viitab sellele, et võimalik majandussurutis on tulemas, sest et tarbijatel raha enam ei jagu ja minnakse krediidi kallale. Ja nii ka JP Morgan siis on siin jällegi avaldanud arvamust, et tõenäosus majandussurutise saabumiseks aasta lõpuks on circa 35% juba. Nii et jällegi tasub hoida silmad lahti ja jälgida väga aktiivselt, mida me siin ka teeme. Aga vaatame siis graafikuid ka, et nagu öeldud, S&P siin püsib tehniliselt negatiivsel foonil, et see taastumine küll toimus, aga see oli sisuliselt samale tasemele, kus ta oli reedel. Et mingit olulist märgatavat tõusu ei olnud ja indikaatorid püsivad punases. Ja kui vaadata seda nädalast, siis siingi läheb asi aina apumaks nii-öelda, kuigi ta siit saavutas selle toetuspinna, mis meil kujunes aprillis. Nii et selles mõttes tuleb olla ikkagi valvas, et siin on teatud märke, mis viitavad justkui võimalikule turu taastumisele, aga sesoonselt me oleme ikkagi negatiivsel lainel ja kui me vaatame nüüd kogu USA turgu ehk siis erinevaid indekseid, et siit me siis ka näeme, et kõik suuremad indeksid siis kukkusid meil punasesse, kaasa arvatud Russell, Dow Jones, S&P loomulikult ka ja Nasdaq püsib ka punases. Nii et selles mõttes tuleb olla
äärmiselt ikkagi tähelepanelik, et enne kui siin turud ikkagi korralikku taastumist ei näita, on praegu suund allapoole. Ja noh, sentimendi muutus ka, et kui me seda siin jälgime, siis on sentiment siin kõikunud nüüd suurte ja väikeste ettevõtete vahel ja nüüd vahepeal oli siin rohkem rõhuasetus väikestele. Praegu on natukene see balansseerunud jälle ja rohkem liikus sa siis siin väärtusaktsiate poole peale vahepeal. Et noh, seegi oluline. 50 päeva keskmine USA turu lõikes siis on siin juba alla 50%. Et seegi viitab siin võimalikule turu korrektsiooni jätkumisele. Ja 200 päeva keskmine siis S&P 500 ettevõtete puhul on ka veidi allapoole tulnud, olgugi et ta püsib ikkagi siin väga kõrgetel tasemetel, nii et tuleb olla tähelepanelik nende märkide suhtes. Praegu on turg siiski üsna tugev veel kõike seda arvestades, aga eks me näe, kui palju see sesoonne siin seekord rolli mängib. VIX, nagu öeldud, püsib ka siin kõrgendatud tasemetel, et see 20 punkti on siiski veel üsnagi kõrge. Kui ta alla 20 langeb, no siis on juba selline enam-vähem normaalne tase saavutatud, nii et tasub olla valvas. Jällegi sektorite koha pealt, mis siin silma jäi, energia on olnud üks võib-olla tugevamaid siin, kui vaadata kogu seda nädala liikumist, siis tööstus samuti oli päris ilus tõus siin. Ja lisaks kommunikatsioon püsib ka üsna tugevatel tasemetel ja ka finantsid on olnud ikkagi üsna tugevad. Nii et kui siin kogu liikumist vaadata, siis siit on näha, millised sektorid võib-olla ületasid siis S&P-d ja millised nagu tootluse poolest olid paremad. Ja kui viimase kuu liikumist vaadata, teen selle natuke suuremaks siin, et siitki on näha, et tegelikult tehnoloogia ja finantsid on olnud suhteliselt sellises nõrgas positsioonis. Ei, siiski mitte finantsid, see on siis tarbikaubad, jah. On olnud suhteliselt nõrgas positsioonis, et on sellest mustast joonest siin allpool kokkuvõttes, jah. Et ülejäänud sektorid on nagu paremini toime tulnud selle turusituatsiooniga siin viimase kuu jooksul. Insiderite koha pealt müügisurve nüüd kahanes veidi, et esmaspäeval saavutasin tipu ja siis nädala teine pool enam nii väga hullu müügisurvet ei olnud, et pigem on hakanud isegi ostude vastu huvi siin tõusma nädala jooksul. Sesoonselt oleme liikumas siis nii-öelda allapoole, ehk siis meil on selline korrektuurifaas hetkel käimas ja kui vaadata nüüd statistilist pilti selle nädala puhul, siis no, viimase siin ütleme 5–15 aasta jooksul on olnud tendents pigem kasvule. See on muidugi loomulik, sellepärast et viimased aastad on olnud väga tugevad kasvuaastad keskmiselt, aga protsentuaalselt on nädal olnud ikkagi suhteliselt nõrgavõitu, et pigem on nagu lühikesed positsioonid need, mis on tootlust andnud, et siin kuskil 1,4–1,9% isegi, kui minna lühikeseks selle nädala jooksul. Nii et see nädal tõotab ikkagi olla üsna volatiilne ja tõenäoliselt ikkagi ka suunaga allapoole kokkuvõttes. Ja noh, me liigume siin järjest ka siis septembri kõige kehvema kuu poole nii-öelda, et tasub olla ka selles mõttes valvas, et ega siin hetkel ei ole lootust, et hinnad nagu väga hüppeliselt üles läheksid, aga noh, need on siis ikkagi keskmised. Et me vaatame üksikaktsiaid siis alati ikkagi eraldi, et see on ikkagi aktsiate turg, mitte suur aktsiaturg ainult. Astro poole pealt on siin hästi palju volatiilsust võib-olla nädal teine pool oodata, et nädal keskel on ilmselt siis mingisugune pööre toimumas ja üks kõige hullemaid päevi on siin 19, et võib-olla me isegi ei näinud seda kõige hullemat päeva, no eks vaatame, kuidas see välja kujuneb. Aga kui vaadata seda Blackbox mudelit, siis ka siin on näha, et see negatiivne foon praegu veel jätkub. Ja noh, kui eelmise nädala prognoosi vaadata, siis suures plaanis võib-olla ta nii täpne seekord ei olnud.
natuke on tsüklid võib-olla paigast ära läinud, ma natukene nüüd seda kohendasin, siin uue nädala siis prognoosid on juba Patreoni kanalil kenasti saadaval, nii et kellel on huvi uue nädala prognoose vaadata, need saab sealt siis juba nii-öelda alla laadida või siis vaadata ka kauplemisidеede videot, mis on ka samuti seal üleval. Ja kulla puhul töötas seekordne võib-olla prognoos suhteliselt hästi, võiks öelda kokkuvõttes, et see hinnaliikumine on vähem selline ka välja kujunes. Ja nädala prognoosid, nagu öeldud, siis Patreoni kanalil patreon.com, /turutrendid. Ja mida siis uuelt nädalalt oodata, et siin on tulemas jälle inflatsiooni infot ja siis lisaks veel ka siis kinnisvaraturult uudiseid. Ka fookuses on muidugi retail ehk siis jaekaubandus ja siin suuremad, kes avaldavad majandustulemusi, on näiteks Walmart ja Home Depot. Ja mis siin veel võib-olla jääb silma, Home Depot on siis teisipäeval homme. Cisco näiteks on kolmapäeval, jällegi tasub hoida silma peal, et Cisco on siin nüüd järgmist koondamislainet juba teist sellel aastal läbi viimas, nii et vaatame, kuhu siis majandustulemuste võib-olla suund neil läheb. Ja neljapäev saab olema hästi oluline, et siin on siis Walmart, Tier Company, Applied Materials, siis veel Ross Stores ja mis siin veel on, Tapestry, TPR siis näiteks. Nii et jagub siin üksjagu neid asju ja Fedi ametnikud ka võtavad jälle kord sõna, et kes vaatame, mida siis neil huvitavat öelda on. Siin siis ka kalender selle nädala majandustulemustest, et kelle mis nimisid silma jääb, et siis tasub olla muidugi valvas, et volatiilsed ajad nende ettevõtete jaoks kindlasti. Ja vaatame siis graafikud ka, et mis meil siit siis silma jääb, vaatame pöördepunkte kõigepealt, et S&P puhul siis pöördepunktina järgmine on tulemas meil neljapäeval 15. siin ja siis sealt edasi juba esmaspäev 19. Niimoodi foon püsib siis negatiivne, nagu öeldud. Vaatame kulla liikumist, siis siin ma pidin seda natukene korrigeerima, et nüüd on need tsüklid enam-vähem siin paika loksunud, et teisipäev 6 oli siis nagu põhi ja täna esmaspäev 12. on siis võimalik tipp, nii et siit võib hakata siis kuld ka korrigeeruma. Et võib-olla ootame siin põhja reedeks, peaks olema just reede 16, Nii et selline praeguse tsükli analüüs. Siis vaatame Bitcoini. Bitcoin on siin ikkagi negatiivsel foonil praegu, et ta on ikka selles korrektuuri faasis praegu käimas. Et ei ole hetkel väga tugevust näha. Ja Tallinna turg ka suutis siin taastuda nädala jooksul, et esmaspäev oli küll hirmus müügilaine, aga väga kiire taastumine praegu siis samal tasemetel nagu eelmine reede näiteks. Või nädal tagasi reede, jah. Et ja mis siis veel, vaatame nüüd suuremaid ka nagu ikka, et mis siit silma jääb. Apple on siin ka taastunud, aga nagu me siin uudistest oleme ka kuulnud, siis näiteks Berkshire Hathaway, ehk siis Warren Buffetti ettevõtte on väga oluliselt nüüd oma Apple'i positsiooni kahandanud. Ja kes seda siis ostavad, on meiesugused retail investorid ilmselt või siis teised institutsioonid, aga praegu Berkshire on võtnud siis suuna Apple'i positsiooni ikkagi väga oluliselt kahandada, mis võib olla ka oluline ohumärk, et tasub selles suhtes ikkagi silma peal hoida, et nende sularaha reservid on praegu nii kõvasti kasvanud ja isegi Berkshire on suurem võlakirjadesse investeerija kui Fed ise vist, kui ma ei eksi. Nii et kuskilt nad seda tootlust praegu otsivad, aga tõesti väga häid investeerimiskohti hetkel
nende jaoks tundub, et ei ole. Nüüd vaatame Amazoni, Amazon samuti püsib siin negatiivsel foonil üsnagi teravalt, nii et ikkagi jätkub ka see foon siin suuremate seas praegu. Google'i puhul sama pilt, trend on allapoole ja indikaatorid punases kõik. Microsoft sama lugu, Nvidia jällegi sama pilt. Ainus, kes siin tugevust näitab, on Meta, nii et see on praegu üks selliseid soosingus olevad ettevõtteid, võiks nii öelda. Netflix, no vaatame, kuidas see siit hakkab käituma, et praegu ta kompab siin selliseid kesktasemeid, et hetkel veel indikaatorid punases ja Tesla jätkab samuti üsna negatiivsel foonil. PayPal suutis taastuda siin nädala jooksul päris ilusti ja ka suhteliselt nõrk taastumine, et siin on ikkagi see vastupanu ees, et ma ei ole näinud sellist ilusat tugevust, mis viitaks võimalikule läbimurdele ja Lululemon jätkab siis nagu siin juba korduvalt mainitud seda negatiivset trendi ja nagu me näeme, siis ega need negatiivsed trendid ei pruugi lõppeda nii pea, kui me arvame, et tasub ikkagi jälgida neid märke. Aga selline pilt siis nädalaks ja vaatame, kuidas nädal välja kujuneb. Nagu öeldud, prognoosid lähemalt siis Patreoni kanalil, patreon.com/turutrendid. Ja kui sul on küsimusi või ettepanekuid, siis kirjuta mulle urmas@astroloogiaabi.ee või siia video alla näiteks. Mina aga tänan, edukat nädalat ja kohtume taas nädala pärast. Kõike head!